Kui koguni 63-punktilises kaotusmängus Krasnodari Kubani vastu oli probleemiks kõrgel tasemel mängutunnetuse puudus, siis eile 11 punktiga kaotatud mäng Euroliiga tiimi Nižni Novgorodi vastu andis Kalevi hetkeseisust reaalsema pildi. Ma usun, et hea mänguga nii meil on kõigi vastu omad võimalused, aga nagu ma olen juba siin enne öelnud, meil peavad asjad sujuma, ehk siis eilse põhjal siis 300%, et meil on võimalus ka neid suuri näpistada. 35-40% peaks ikka vabalt sisse viskama, siis meil on võimalus ka neid suuri klubist võita. Eilses kohtumises valmistas muret ka Nigel Panus pingilt. Muret valmistab Rain Veidemanni tegutsemine, ennast pole leidnud ka Reinar Hallik, Mindaugas Kupsas ega ka ameeriklane EJ Singler. Ta tunnistas ise ka, et see tasemist nagu see Kuban meile näitas, et see on üldse täitsa uus, et ta ütles ka, et D-liiga ei ole võrreldavgi sellega, millist mängu näitab Kuban, aga ta ütles, et eks ta ka õpib noor mees ja eks ta ka õpib ja juba mänguga läheb paremaks. Rõõmu valmistab aga kolmandat hooaega Kalevis jätkava Frank Elegari Panus. 2 mängu peale keskmiselt 21 punktiga on ta selles arvestuses liiga 4. mees. Lauapallide hankimisel 2. ning efektiivsustegurilt konkurentsitult liiga parim mängija. Ei tasuks imestada, kui mees pälvib sääraste esituste jätkudes suuremate klubide tähelepanu. I'm one of the leaders on the team and I'm just trying to come in and do what I'm supposed to and lead by example. So if that means having performances like that every night and trying to carry the team if I can, that's what I'm gonna do. Ma tean, et tal on buyout on lepingus sees ja tegime juba nalja, et peab hakkama tiibu kärpima, et ta on muidu 6 aja pärast siit läinud. Aga see on nali. Mul on ainult hea meel, kui kellelgi hästi läheb ja kui see juhtub, siis juhtega midagi teha pole. If it happens, it happens. Right now, all I could try and do is just do my part and try and win games here. I can't think in the future and look ahead.